Ma ei saa aru Jumala reeglitest. Inimesed, kes teevad paar viga elus, põlevad põrgus. Ja kirjanikud teevad paar paska lugu. Ja nüüd naudivad taevast Jumalaga elu. See on ebaaus. Ma ei saa sellest aru. Aga mis siis, kui me teeks Jumalale väikse ettepaneku, väikse kihtme? Halloo! Jumal! Halloo! Oh, kes kutsub minu nime üle taeva? Teie alandlik Mephistofeles. Oh, Mephistofeles. Noh, sind pole küll ammu näinud. Ei ole tõesti. Mul on nimelt väike mure. Isegi ettepanek. Et teie taevariigis on paar inimest minu arust, kes ei vääri siin olla. Et mul on põrgus palju ausamad mehed, kui mõned sul seal taevas. Mis sa kahtled minu otsuses? Ei, sugugi mitte, lihtsalt tahaks tõestada. Teeme nii, et ma võtan sult 2 inimest, 2 kirjanikku. Ja ma võtan need paariks päevaks endale kaasa ja tunnistan sulle, et nad ei ole taevaväärised. Ja kui sa võidad, ma ei kahtluses mitte kuidagi ja sa saad endale tagasi. Aga kui ei, siis ma võtan nad endaga kaasa. Kõlab huvitav. Ma olen nõus. Aga siis lööme käed. Ma ei suuda uskuda oma silmi, mitte üldse. Kas tõesti mu ees on William Shakespeare? Mina see olen, jah. Ja kes teie selline olete? Johann Wolfgang von Goethe, teie suur austaja. Kas tõesti? Jah, teie õnne on imeline, haruldane kõigi seas ja pani mind ka kirjutama kõige ilusamaid raamatuid. Nojah, eks see siili tegi selge, et mind asjatab parimaks näitekirjanikuks ei peeta. Otse loomulikult keegi ei kahtle teie haruldases andes. Sest pole mitte imelik. Goethe ja Shakespeare samal ajal samas kohas. Mul on tunne, et mu plaan läheb kohe käiku. Tervitused, auväärt kirjanikud. Kes sa oled? Ma olen osa jõust, kes kõike pead ostab, kuid kurja kavatseb. Ja korda head, korda saadab head. Teate, kui hea meel on mul teid siin näha. Just siin ja praegu. Sest mul oleks just teie abi vaja. Jah. Minu abi. Mul oleks vaja, et aitaks 2 patust hinge nii-öelda siis taevasse saada. Kes ei oleks paremad inimesed kui just teie 2? No aga kui me sellega hakkama ei saa. Ärge üldse muretsege selle pärast. Loomulikult saate. Te olete ju nii vapustav. Aga mis me selle saame? Mida te üldse eales soovida tahate? Kuulsust, õndsust, võib-olla isegi taevas enda paremal käel kohta. Lööme käed! Lööme! Teie. Kas teha diili või mitte teha diili? See on küsimus. Aga loomulikult, kas te tahate siis talle alla jääda? Ei mingil juhul. Te olete tublid mehed, väga tublid. Aga ärme raiska aega. Tulge kaasa ja ma näitan, kus teie patused on.
siin on teie patun. Ohoh, naine, üpris kenake teine. Ärgake, kallis Preil. Kes te olete? Kus ma olen? Mis see nüüd? Pean teile kurbusega teatama, kahjuks. See võib tulla kas suure šokina teile, Preil. Aga te olete surnud. Surnud? Täpselt nii. Mina olen surnud? Jah, ja mitte ainult surnud, vaid see võib olla suurem šokk. Aga teie olete põrgus. Põrgus? Just täpselt. Ei, ma olen Lady Macbeth, ma ei saa olla surnud. Ei. Tulge. Siin on teie patun. Oi, te olete ärkvel. Kui tore. Kus ma... Te olete põrgus. Põrgus? Ma siis surin. Ning läksite põrgu. Olite vist patun inimene. Patun inimene. Ma pühendasin terve oma elu teadusele. Ma tegin inimkonna hüvenguks väga palju. Ma olin austatud mees. Tundub, et mitte Jumala poolt austatud. Aga ma ei teadnud, et kõik see päris on. Nähtavasti ma eksisin. Jah, sellest on kahju. Kuid teil on otsustatud anda veel üks võimalus saada heaks inimeseks. Kas tõesti? Kuidas? Mina aitan teid. Teie? Jah, mina, Shakespeare. Teie olete Shakespeare, kuulus kirjanik. Mina jah. Ma ei suuda uskuda, et ma olen põrgus. Raske on tõesti. Kõrgemad jõud arvavad, see on õige. Aga olge mureta, kuna siin olen mina, et aidata teid saada eemale põrgust ja lähemale taevale. Ja kes te selline olete üldse? Muidugi, vabandust, mu kombel. Johann Wolfgang von Goethe, teie teenistuses. Goethe, Täpselt nii. nagu kirjanik. Täpselt. Ja teiesugune kõrgeauline mees on võtnud vaevaks mind, vaesekest aidata. Härra, te kindlasti narrite. Ei, ma ei naerda, ma võin lubada. Sel juhul peate mulle endast pisut tutvustama. No, eks ma natukene võin rääkida. Pole iga päev ju, et kuulsad kirjanikku õpetad. Mul pole ennast palju jutustada. Olin teadlane, üritasin leida elu mõtet. Või et elu mõtet, pürgisite küll kõrgele. Jah, olin auahne. Kuid nüüd oled siin. Mu elutöö osutus naljanumbriks. Ennast oled seda praegu kasutu. Näen, et olete oma elus pettunud. Kuid nagu ma ütlesin, teil on antud veel üks võimalus. Kas tõesti? Kas te tõesti arvate, et see nüüd teil õnnestuda? Kas te kahtlete minus? Kas ma pean teile meelde tuletama, kes kirjutas kõik need surematud raamatud kurjuses? Minul on tuttav igat laadi kurjus. Võite mu peale loota. Aga hea. Siis, mida ma saan teha? Tulge minuga. Ja ma näitan teile. Ma olin kuninganna. Mu mees ei pidanud tegelikult kuningaks saama. Aga asjad läksid nii. Ja kuidas ta siis täpsemalt kuningaks sai? Mu mees oli hea inimene. Nõrk, aga hea. Ma lihtsalt taitlasin kindlustada tal koha krooni. Mis hinnaga? Kuidas te julgete mind solvata? Millest te mind hetkel süüdistate? Ma ei süüdista teid millestki, ma luban teile. Lihtsalt kui Surm on elu osa. Mõtlema peab neile,
kes elus on. jah, inimesed surid. aga ega mina süüdi ei olnud. noh, eks meie ka, aga kõrgemad jõud arvavad teised. ja teie olete siis nõus mind taevasse aitama? Just nii. hea küll, ma olen nõus teiega kaasa tulema. Siis lähme. Mul on tunne, et kirjanikel läheb natuke liiga hästi. Kisub igavaks. Teeme väikse pingelduse. Kallis sõber, ma tohin sind korra 4 silma alla paluda. Eks muidugi. Tead, jutud käivad, et sa pidad olema sama patune kui su õde Kornelia. Mida? Kes seda ütles? Tema sugune ei tohiks kindlasti mu nime suhu võtta, see kirjaoskamatu vahunind. Mina, kelleks on nimetatud see üles võetud Pretzel? See on zombialune. Sa on kirjaoskamatu. Okei, mehed, ei, teist ei saa mingit mõõga aita. Lähme sinna, kus poistest saavad mehed. Lähme paari. Lähme teeme väikse jõud. Tule. Palun, te istuge. Saan ma teile mingi joogi teha? Jaa, üks vodka repp. Ja kas ma teile saan soovitada? Kirja! Tead, see on aus olema. Teie võitlus polnud kõige parem. Ma tean. Ega teiegi sulevi peal niivõrd kehv on. See on lihtsalt vana võitlus. Aga kuidas selle patusega läheb? Käib ka. Veidi kuivik on, aga saab hakkama. Tulevad ühe toore täivaga teguriga täiesti hullus ajal. Kui ta on liiga uhkust täis, et seda ise mõista. Kuidas see endal? Väga huvitavad. Niisugune omamoodi tegelaskuju näeb jõudu mehelikkuses ja nõrkust naiselikkuses. Pani oma mehe tegema asju, mis viisid kindlasti enda põrgusse. Ja nüüd, jah, aga pean 4 silma vahel ütlema, et üks ilus oli, keda ma näinud lähen. Aga härrad, teeme pitsi. Teeme, võtame. Mõmm! Tead, sinu patune sarnab meeletult ühe minu tegelasega, Macbethiga. Ja sinu patule see sarnaneb ka minu kirjutatud Faustiga. Teeme veel ühe. Teeme. Mõmm! Kuulge kirjanikud, et teeme väiksed veinid ka või? Assoo, kirjanikud.
kas kauni. Õilsamas seisab naine. tere, kallis Macbeth. Sa näed täna nii kuninglik välja. Justkui kroon peaks ehtima sinu pead ja mitte teda, kes seal eemal seisab. Sõnad on nii meeldivad. Tähendab, mitte kedagi ei sobi kuningaks paremini kui see, kes praegu seal on. No aga Macbeth, ütle mulle, kas sulle võim meeldib? Ikka meeldib. Kas sa tahaksid olla kõige võimsam mees maal? Oleks tore küll. Mul haudub üks plaan, kuidas saaksid kõik, millest unistad. Olgu naine, lase oma mesimagusal häälel selle plaani ilmale tuua. Sa pead kuninga tapma. Kuninga tapma. Nojah. Mitte mingil juhul. Kas sa tahad võimu või sa ei taha? Tahan ikka. Nohad püks! Miks sa võimalusest kinni ei haaru, kui see tekib? Loll ja nõrk! Noh, kuula mind. Kui ööl asub, hiili kuninga kambrisse ja pista talle nuga südamesse, et ta oma viimsest sängist eal ei tõuseks. Pese oma käed verest puhtaks ja hommikuks teavad kõik, kes on kuningas Macbeth. Kas sa oled arust ära läinud naine? Ja kas sa oled nõrk ja all? Mis mehega ma üldse abiellusin? Tee seda. Olgu peale. Ma teen. Kas sa oled loll? Miks sa noa kaasa võtsid? Nii teavad ju kõik, et sul sina, kes kuninga tappis. Ma ei tea, aga ma sinna tagasi küll ei lähe. Peab ikka kõik sinu eest ise ära tegema või? Anna see nuga siia. Lõpeta nüüd ja pese oma käed verest puhtaks. Mine. Homme saab minu meelest kuningas. Ja võim, mida me mõlemad sihaldame, on igavesti meie.
sellisegune kena noor neiu üksi on? Armastab? Ei armasta. Armastab? Ei armasta. Armastab? Ei armasta. Armastab? Aga mis teie nimi on? Mina olen Margareeta. Ja palju teil vanust, Mis preili? Ma olen kõigest 14. no mina olen 60. Välimuselt 30. Aga see ei ole üldse tähtis. Sest kui armastust on piisavalt. No, miks need vanemad mehed olevad targemad? Väga õige, aga Margareeta, mis oleks, kui läheksime sinu juurde ja veedaksime ka nende maagilise öö? Ma tahaks, aga mu ema on kodus ja ta ärkab iga väikse heli peale üles. Aga ära üldse muretse. Mul on selleks lahendus. Lihtsalt paneme su ema õhtusöögi sisse sellist väikest maagilist jooki. Ja ta jääb sügavalt magama ja ta ei kuule mitte midagi. Aga kas see ikka on juhtu? Loomulikult. Hommikuks on su ema välja puhanud kui kunagi varem. No aga siis muidugi. Lähme. Mu ema ei ärka enam üles. Relax. Mida sa paanitsed, jumal? Ei, ta ei ärka. Ta on surnud. Ja ma vist olen lapseootel. Ma olen nii noor appi. Mida sa hirmutad, vanamees? Tekitad mul infarkti. Oota, mida ma just kuulsin? Kas sa tegid moe rasedaks või? Sa oled 60, ta on 14. Mis sul viga on? Ja miks siis, kui tegin? Ta on naine, ta on selleks loodud. Mida sa lubad endale idumas? Ma annan söödikut kuulama. Kurat, tõesti koht, vanamees! Tule siia! Lõpetage! Oi, raisk, oi. Sul just õig mind. Siia pedofiil. Oled mu vend! Kaua minema, sa oled meie perekonna häbiplekk. Olgu need, et sina ja su laps ja see vääritas seal. Surnud. Mu ema ja mu vend on surnud ja see on kõik minu süü. Mida ma teinud olen? Andke andeks. Palun andke andeks. Need kaks siis valisidki endale. Nad tulid vabatahtlikult. No küll jootsid üht koma teist sisse, aga peamiselt olid nende enda sõnad. Kirjale. Nad mõistsid pakkuda. Nad kirjutasid sellest, kui ise ei elanud selles. Töötaja. Sa andsid Faustile hinge, aga sa ei päästnud teda. Kas see oli aus? Shakespeare. Eddie Macbeth. Hamlet. Kas sa naersid ka siis, kui nad hoiatasid? Looja ei vastuta tegelasest, vaid sinna, kuhu teda loob.
ma tapsin usalduse ja ehitasin sellele võimu. Ma arvasin, et ma suudan seda maailma muuta. Aga hoopis mina olin see, kes selle rikkus. Ma andsin ära oma hinge, et teada saada, mis on elu. Kuulanud südant, vaid loenguid. Kui veel saab, kui vähegi võib. Ma palun andestust. Teie kaks, te mõistate oma patte ja see oli ka hea alus. Tulge minuga, teie kuulute taevasse. Need kaks võiks endale võtta. Tõesti? Mis toimub? Kas see on viimane vaatus? Ei, see on eessõna. ja kas teie ei tulegi meil? Ei, teil algab uus peatükk ja mina siin lähen kuhugi. Ma ütlen ausalt, te olite mu lemmikud. Te tulete minuga